olen täna siin laupäeva lõunal tulnud Rõugesse treeningpäevale. Me lähme vaatame nüüd, mis siin toimub. Lähme võtame paarist treeningust osa ja anname ka oma hinnangu treeningule. Mu kõrval on sõber Tom ja mina olen Liivika Rõuge TV-st. Oleme leidnud siis siit seina pealt kava ja nagu näeme, siis erinevates saalides toimub korraga mitmeid treeninguid. Ja nüüd on meil ülesanne valida välja, millise treeningu, Tom, sina võtaksid? Ma võtaks kõik. No läheks näiteks esimesena siis Sigrid Raju juurde. Ma näen, ta vist teeb siin suures saalis praegu. Et jah, lähme proovime järgi. Kuidas on? And if what they say is true, if it's true, I'm gonna give it to you. I may take a lot of stuff, guaranteed, I can back it up. I think I'ma call you bluff, hurry up, I'm right now from. You see me in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got, cause I don't wanna waste my time. See me in the spotlight, see me in the spotlight. Mida te just tegite? Taldrikute peal tegime harjutusi, libistasime. Väga hea lahendus, sest tossutald ju muidu ei libise. Et väga lahe. Mis on teie kommentaar? Tugevaks sain. Jube. Tõesti enam ei jõua. Lähme edasi. Oleme jõudnud siia väiksesse saali Sandra Raju juurde ja proovime selle treeningi ära. See treening on võrreldes eelmisega siis kõvasti rohkem hüplemist. Südamele väga hea. Tagasi! Normaalne. Vaatamata sellele 60 aastat tagasi viimane tehtud, mis figurit. Olete midagi kaasa proovinud teha? Olete midagi kaasa ka proovinud teha? No ma natuke proovisin siin. Oli raske ka? Aga ei saa, mul on juba liiga palju neid aastaid peal, 86. Sellega ei saa nalja teha. Aga nooruse ma tegin sporti väga kõvasti. Ma olin Eesti suusatamises 3-kordne meister ja Nõukogude Liidus pronksimedalid suusatamises. Tulime uurima siis siia jõusaali ka, et mis siin toimub. Siin on treener Kristi ja toimub ringtreening. Proovime järgi, Tom. Muidugi. Oled väsinud ka? Ei ole. No väga hea, siis lähme teeme. Nii, esimene raund on nüüd läbi, tunne on hea, lihased on soojaks aetud. Tom, on sul kommentaare? Kõik on hea. Väga huvitav päev on. Ma arvan, et päev saab veel huvitavam olema, sest tulemas on veel treeningud. Mis arvad, kui prooviks? Zumba. See on hea mõte. Treener Liisi. Lähme hästi väikse saali. Sa oled parem Zumbat teinud ka? Mis see Zumba on? Ei ole kusjuures, jah. Vaat ei teagi, mis Zumba on. Kohe saame teada. Lähme. Tegemist on siis ääretult lõbusa trenniga. Väga hoogne ja meil on väga vahva. Nüüd ma lähen kõht selg tuhale trenni, see pidi olema ülihea trenni, et mul on ülisuured ootused
ja ma loodan, et ma ikka homme tunnen ka, et ma olen täna ikka midagi teinud. Võttis kohe keha värisema küll, nii et tähendab, et mõjus. Nüüd me läheme vaatame, mida seal loenguruumis tehakse, et meie andmetel siis loenguruumis Sandra Raju räägib siis, kuidas trenni teha ja mida meeles pidada ja nii ja naa, nii et ta ootab tulla informatiivne. Hetkel on väikses saalis siis vähe rahulikum meeleolu, tuled on hämaraks lastud, on käimas body balance trenn, mida annab treener Kristiina. Lähme piilume sisse, vaatame, mis seal on. Siin spordisaalis on läinud väga vaikseks, sest tänane treeningpäev hakkab lõppema ning toimuvad venitusharjutused, nagu te näete. Ja siin Rõuge TV lõpetab oma eksperimenti, kuidas võib päeva kokku võtta. On olnud väga aktiivne päev, väga vahva. Üks lõbusamaid laupäevis sellel aastal. Kindlasti tuleme järgmine aasta ka. Ja Tom, sina kui meesosa esindaja, mis sina arvad tänastest pingutustest? Ma arvan, et need olid asjakohased. Et kõik läks õigesse kohta, et oli õige tulla siia. Muidu oleks kodus maganud praegu. Aga nüüd on vähemalt trenn tehtud ja võib saab koju magama minna. Nii, ja järgmine kord oled ka platsis ja kas kutsud ka mõne sõbra kaasa? No järgmine kord olen ikka platsis. Või eks üritab sõpru ka kutsuda. Nii, aga teie ka siis järgmine kord, olge kohal.